esimene ettekanne. Sellise nimega, et 2017. aasta eestikeelse tehnoloogia tippstipendium. Ja miks ma sellest räägin, on sellepärast, et see on selline stipendium, mis ütleb, et selle saab inimene, kes seda taotleb, kes teeb oma uurimusvaldkonnas midagi eesti keelega või teeb mingit tööd, mis juhuslikult riivab mingit valdkonda, kus eesti keeles veel väga palju häid sõnu ei ole. Ja mina olen Tartu Ülikooli doktorant Arvutiteaduse Instituudis ja teen seal niisugust virtuaalreaalsusega inimaju käitumist ja toimimist uurivat tööd. Ja kunagi, kui ma selle valmis kirjutan, siis ma pean tegema väga põhjaliku eestikeelset kokkuvõttead, kuigi ma võib-olla kogu tööd inglise keeles, siis et mul seal oleks kergem, siis mul on vaja enne teha mingit sõnu, mida võib-olla praegu ei ole olemas. Ja siis ma taotlesin selle stipendiumile ja saingi mingi raha ja siis selle raha eest ma nüüd korraldan ekspertidega kokkusaamisi ja arutelusid ja haldan seda avalikku andmebaasi, mis praegu on ja sügavalt lugeda, et kuidas mingeid sõnu eestindada. Siis plaan on selline, et kõigepealt üldse kaardistada ära, mis need sõnad on, millele meil ei ole head vastet ja mis üldse kuulub nagu siia valdkonda virtuaalreaalsus. Mis on midagi muud, mida ei peaks näppima, siis kui need sõnad on enam olemas, kui tuleb kohe juurde ka, proovisid midagi need ära eestindada, aga mitu varianti, millest räägib kohe pikemalt. Ja punkt 3 on siis, et kui sõnad on leitud, sõnad on eestindatud, siis proovida neid kasutada ka, et kas tõmbab keele sõlme või on päriselt ka siuke, et igaüks hakkaks ütlema, et virtuaalreaalsus ei ole virtuaalreaalsus, nagu niisugune suupärasu sõna. Punkt 1, kaardistamine. Kõige loogilisem on muidugi minna www.evr.ee ja seal on meil suurepärane inglise ja eesti sõnastik, kus on nagu mingisugune algus tehtud nende paari aasta jooksul, mida me oleme seda EVR-i asja siin ajanud. Karl saab täiega peaaegu kaamerast lihtsalt. Ja kui seda sõnaraamatut vaadata, siis lugesin kokku 25 sissekannet on seal ja väga laia nagu haaraga on lihtsalt, mis asi on reaalsus, miks reality eesti keeles siis reaalsus või nagu spetsiifilisemalt kodureaalsus, kui me räägime, et virtuaalreaalsuse pähe sealt nagu ka reaalsus, aga samas ei ole, kuidas siis saab öelda inimesele, et ma räägin sellest reaalsusest, mis on väljaspool prille. Siis on paar näidet selle kohta. Kui siis on teine äärmuslik hästi tehniline, mida sa kuulad ainult siis, kui on mingi EVR-i ürituse järelpidu ja kõigil on, kõik muud teevad ammendud, siis hakatakse rääkima kromaatilisest aberreaktsioonist, kus on väga spetsiifiline asi, mis juhtub siis, kui sul on teatud tüüpi läätsed ja siin läätse servas värv läheb 3 eri värviks. Üks küsimus on, et kui nüüd teha seda sõnavara, et kas peaks minema ülitehniliseks või peaks rääkima üldterminitest. See on niisugune avatud küsimus. Kas teil endal sisetunne on, kui te vaate, kui te lähete hästi spetsiifiliseks, siis pigem võib jääda nagu täiesti inglise keele juurde, et mugavam lihtsalt või vähem arusaamatusi kui see, et sa pead rääkima kromaatilise operatsiooni asemel mingi 3-värviline lahknemine. Kromaatiline operatsioon. Et ühesõnaga, et siis peaks vaatama, mida füüsikud räägivad, siis nagu teidma neid asju, mis on juba... Jah, selles mõttes, see on nagu terminid, mis on tulnud teistest valdkondadest, et see nagu otseselt ei ole veeri pärusmaa, aga igasugused jah, just need hiidreaalsused ja mis iganes, kuidas see kutsuda, väga palju erinevaid ja see on see, ja küsimus ongi see, et mis on see veeri pärusmaa, et üks päev ma näiteks tegin nüüd dokumenti, kus ma panin pealkirjaks, see oli dokument 3D modelleerimise kohta, aga ma tahtsin panna 3D mudeldamine. See on kõige suupärasem, siis keegi hakkas vaidlema, et kas see on sama asi ikka. Mudeldamine on eesti keeles midagi muud kui modelleerimine, kes on see kunstikooli kogemetega, kuidas teie kutsute? Sa oled kuulnud, sa oled lähedal tihti? Jaa, modelleerimine. Ja mudeldamist igas kõigi? No, kui vähem. See on okei. See on rahvakeel, ma mudeldan seda. See on tegelikult viisast eestikeelset podcasti taskuhäälingut
jah. et see ongi, et alguses nagu jubedalt üritasime nagu eesti keeles rääkida, aga mingi hetk, kui sul on jutuvoog sees, siis ikka räägid mingitest custom asset'itest või nagu mida iganes, et see ei saa, see kuskil peab piir olema, et mul oli keskkonnas arvutiõpetaja, kes ütles kõik need arvutiseerimid ära kasutades eestikeelseid videosid. Et vajuta selle kiire nupp oli kiire kõrv ja suvandid. raadionupud ja suvandid ja printer oli trükk. Nii hea. Ja viirused olid nakad. No, trükkuril olid nakad küljes, et see läks nagu veidikene imelikuks ära, et sa peadki mingit piiri teha. Kõlab väga eestimaiselt, see on see järgmine punkt, et kuidas neid asju eestimada. Aga on teil nagu häid mõtted, kuidas üldse nagu piiritleda ära, et oli ma hakanud printerit eesti keele tõlkides, see on väga üldine termin, aga kuidas leida neid VR-spetsiifilisi asju, et vaadatagi. Et minna kuulama, kuidas kaks VR-spetsialist omavahel räägivad, siis märkida üles mingid sõnad. Et see näide on sellest ühest ammusest EVL-i koosolekust või miitingust, kus keegi ütles ka, et nagu Liip kasutab tangot ja siis slammi ja siis oli seal veel mingisugused lühendid ja mingid krüptilised sõnad, mis ilmselt nagu keegi tuli esimest korda kuulanud, siis ta oli nagu mingi tundub ka keelu. Et see on mu esimene küsimus üldse või asi, mida peab välja mõtlema, et mis sõnad üldse on. Et ei tahaks liiga laiaks minna, aga ei tahaks võib-olla minna nagu isegi väga füüsika põhinumbrid, mis sõnad oli. Aga seda saab veel mõelda, et võib-olla teise punkti juures on üks väga oluline küsimus siin on see, kus sa neid sõnumeid kasutad. Et kui arendajad on koos, kes muidu nagu omavahel ei konsulteeri väga palju, vaid igaüks nokutab nagu omaette ja peab seda jääma mõjunud hindega, siis ilmselt teevad seda nagu inglise keeles. Ta on harjunud juba tegelikult mõtlema inglise keeles ja inglise keeles terminitega. Või siis kui need tulevad kokku ja siis üritavad nagu triikida iga asja, ütlevad selle ära. Aga vaata näiteks, kui sul on koolikas, et keegi annab loengut eesti keeles VR teemal ja siis kogu see nagu see ringkond, kus sellest räägitakse, toimub, ongi eesti keeles. See on juba, et kas sul peaks jääma VR või VR? Ja siis sul on õpilane läheb guugeldama midagi, eesti terminit, kus ta leiab umbes täpselt ühe vaste EVR-i kodulehel. Aga sealt on jääb ingliskeelse vastu, kes ta teab, mis ta asi nüüd on. Ma ise tundub ka, et üks koht, kus seda kasutada võib-olla on, ma jõuan selle juurde ka, et on juba ajakirjandus, on nagu laiemale avalikkusele mingid asjad, et sul võiks olla sõna, mis nagu kontekstist väljas olles ka tähendab midagi. Et jõuab selleni kohe punkti 2 juures, et eestindamine. Ma meeldib see välis. Interess on laias. Et see on 2 varianti, et kas võtad selle välismaa sõna ja siis tõmbad julmalt lihtsalt eestindad ära. Jah, et see on hea näide võib-olla, et virtuaalreaalsusel on mitmeid huvitavaid vasteid tulnud, mis kõik nagu eraldis Eestis ka nagu annavad edasi seda, et mida neid võiks olla, et see tehistõelisus on nii väga eestimaine. Mitte välis, aga tehis ja aga samas ikkagi väga tõetruu. Siis on veel mingi variante. See on pigem nagu okei näide ja siis on teine äärmus on immersion, asi, mida me tihti kasutame ja millele viitame ja siis seda on kuidagi, et inglise keeles ta kuidagi hullult loogiliselt tundub, aga eesti keeles nagu kuidas tõlkida niimoodi, et inglise keeles ta võiks olla ka nagu vee sisse kastmine, aga I'm immersed in ebajuhi keel. Aga kuidas seda eesti keelde paned? Oli mingi keelekümplus või midagi? Et see on kümpluse efekt. Jah. Sest Jens tegi hiljuti oma lõputöö vakatöö, siis ta kasutas, sul oli hõlmatus või hõlmaavus? Ma ei mäleta, mul oli kas hõlmatus või mul oli haaretus. Sul oli... Minu arust oli hõlmatus. See, mida me varem kuulmasime, jah, põhimõtteliselt nagu ta kõike hõlma selles mõttes või? Pani Google'tanud see. See oli üks nendest, mis ta tuli. See tundis nagu enam-vähem sobi. Mulle meeldib, kuidas Level 1 ükskord tegi artiklis sõna immersioon. Mis on väga halb näiteks, see ei ütle mitte midagi, ma ei saa mitte midagi aru, sest kui ma eesti keeles näen, kas laused sõna immersioon. Ma mõtlen, kas nagu Eurovisiooni mingisugune... Kas see sõna on olemas ka? Ei. Või no, kui seda guugeldada, siis Level 1 artiklis tuleb välja. Aga see on arusaadav, sest sul ei olegi kuskile pöörduda, et saada mingit head nime, siis sa pead ise tuletama või leiutama või paned kirjas immersion. Selles mina ütleks, et nagu immersion on kindlasti üks sõna,
võiks olla, aga olulisem sõna oleks veel presence. see on millele mina mingit väga hea vastust ei tea, aga see on nagu väga lihtsalt küsimus, et kohaloleku tunne ja ehk siis presence saab kohaloleku tunne. Seda võiks olla üks sõna, et see presence on niisugune asi, kus võib-olla saaks mingi eriti kavale eesti sõna panna erisõna kokku üheks. Või selles mõttes on väga üldiselt lihtsalt termin, mis seda puudumist tunduks minu jaoks üsna vajalikud, ehk siis kuidas sa kutsud 360 video. Kuidas sa kutsud? Selles mõttes minu arvates, mulle meeldib kõige rohkem termin, mida ei saa mina tahtnud kasutada sfäärilised videod. Aga selles mõttes see on ikka väga basic asi selles mõttes, et sul on nagu real time VR. Sfäär on kera video. Jah. No kui matemaatiline saldo tahad, eks. Aga sul on üks väga nagu basic asjad, et sul on nagu real time VR, ehk siis nagu see, kui sa sees oled mingi mängumootorite asjad, mis on ka üldse tegelikult internetis mingi teas ja nii-öelda see video osa, et need on üks väga basic ja olulised asjad, mida võiks ju leida mingisugused vastused. Siuksed ruumid, mis on lihtsalt nagu panna üks täht juurde. Ei, selles mõttes, et tegelikult mulle see informatsioon on hästi, ma olen niimoodi veel see eesti keeles instituudi, kes igasugune stipendiumit annab, kus on selle sõna mingi ajalooline taust. Ega miks ta ei või olla loov, siis üks keele omadus on see loov ja inversioon lihtsalt uus sõna. See on rüve. See on see sõna, mis ei puutuks nagu teiste sõnadega kokku, mis on juba tähendavad midagi teist. Jah. Mis sa selle tähendusega paneks? Millel? Inversioon. See on teaduskirjanduses, ta üritab olla see, et kui presence on see, et sa tunned, et sa kuskil kohas, et nagu puhtvisuaalselt, siis immersioon on see, et sa võtad laua pealt virtuaalse õuna ja see päriselt ka on su käes ja sa juba vingi on ja viskad selle vaktsiinist ta lõdvaks. See on see, et see hetk, kus tunned, et voo, et ma olen siin nagu selles mõttes sees, et ma saan ise seda maailma mõjutada. Et kui nagu sealt põletades võib-olla leiab mingisuguse, ongi nagu teine halb ingliskeelne laen, see on agentsus, et sa saad ise seal teha midagi, et sa oled agent selles virtuaalses maailmas. Aga kui palju see on seotud näiteks hõlmatusega? Mis see hõlmatuse seotud ära? Ma ütleks, et presence on rohkem visuaalne rohkem. Ühesõnaga jah, eeltööd on vaja teha veel. Aga selle kogu selle jutu point on, et te teaksite, et ma ei ole, mis see point on. Punkt 3. Ma tahan minna põnevama jutu juurde, mis on, kuidas ma elan. Punkt 3. Katsetamine. Ongi see, et isegi me suudame ka kollektiivselt, kui mina laua taga mõtlen sõna välja, siis tegelikult vaja, et seda avalikult katsetatakse ka, et kui te räägite nende naljakate uute sõnadega, siis inimesed saavad aru teist mitte. Mulle väga meeldib sõna kuvarprill, mis on siis, ma mõtlesin, et see on atsi toodud, aga ma vaatasin, et aastal 2013 juba keegi kasutas seda. Et ühesõnaga, seda on natukene kasutatud. Ja minu arust valesti ka on, et Google Glass, mis on siis see, ta ei ole isegi liitrijaost, ta lihtsalt väike ekraanikene sul siin. Et sina olid siis kust? Tartu Ülikoolil on mingisugune IT-sõnastus. No näed, esimene asi, mida ma kombima. Ühesõnaga, et selles mõttes, et ta on inglise keeles sõnast headset põhimõtteliselt või headphone display. Sellest on puisamaid versioone ka, peas kantav ekraan, peas kantav monitor, kuvar ja prill. KP. Eesti KP. Muidu digiartiklites ma olen kuvarprinne ka. Ma olen täheldanud seda, mul on väga hea meel, et seda peab soeks. Meil on nii eestikeelne, nii ehe sõna seda jaoks. Aga artiklis on see, et sa ei saa enam sama sõna korrata. Jah, just. Siis vahepeal sa nagu meelega nagu koomiliselt kordad nagu teistmoodi, et... Selles mõttes on virtuaalreaalsus saab rääkida ühes lauses 10 korda. Virtuaalreaalsus on tehistegelikkus, mis on nagu võltsreaalsus, aga tegelikult reaalsus tuleks ka vahetada. Aga jah, et ei pea olema ainult üks vaste, on ju, võib olla mitu, aga kõik, mis tähendab samas. Nägu sealt ekraan. Vähimonitor.
oje. See kokkusurutud slaid põhimõtteliselt ütleb seda, et kui te kuskilt kuulete mingit imelikku sõna, mis on väga veele spetsiifiline, andke mulle teada. Kui ta tuleb öösel unest üles, et see tuli suurepärane vaste mingile sõnale, andke mulle teada, siis katsetage ise ka inimeste peal oma leiutisi või minu leiutisi ühel hetkel, kui ma need välja leiutan. Ja siis saatke need mulle kuhu siia. Ja siis on lootus, et aasta pärast me kõik räägime soravas eesti keeles väga keerulistest spetsiifilistest virtuaalreaalsusest tõelisest asjadest või mitte. Võib-olla suure tööde tulemusel tulebki välja, et ei saa, immersiooni ei saa Eestit. Aga loodan, et ei lähe. Ja selle ajaseisus kuulatsime skännida materjale ja teha võib-olla veel spetsiifilisi külaskäike. Ma arvan, mitu EVR-i saab veel ära korraldada selle raha eest, mis sulle saab anti. Joogid, mida te tasuta saate võtta, et teie mõte voolaks. Need on selle eest, et ma pean tänama siis Tartu Sihtasutuste Euroopa Regionaalarengu Fond, mis see on kuidagi seotud meie doktoritööga. Ja slaidid on ka võetud netist, et oleks ilus. Kas teil on mingeid küsimusi kohe ja anname kohe üle põranda? Ei anna. Räägiks 3 mõtet. Esiteks oli see, et ka see sõnastik oli, kui palju on see seotud su doktoritööga, kus nagu need sõnad võitsid välja tulla su doktoritööga? Selles mõttes, et mida sa kasutad sellega? Sa kasutad immersiooni. Ja ma pean seletama kindlasti, et eksperimendid, mis me teeme, peavad olema väga immersivid ja resensitüüsingud ja latentsi peab olema madal ja muud asjad. Sa juba saadki oma baas nagu sõna, mida sa peaks teha. Aga kui ma juba teen, siis ma võiks juba teha laiemalt. Siis me niikuinii teeme neid teised koodiinimesi ja ma niikuinii pean andma vahepeal ajakirjanikele mingit vastuseid küsimustele, siis tore, kui ja laiem kui mul ka vähemalt neil oleks valik, nad tahavad rääkida eesti keeles, sihukest panna mulusse teha eestikeelset virtuaalreaalsust saada. Ja mingi põhja võib-olla saada. Teine asi oli vastu digija, et tõenäoliselt see eesmärk on, kui sul ongi digiartikkel või populaarteaduslik artikkel, siis sul on tulnud vaja, et saab ka aru, mis siin läks. Ja, aga ma tahtsingi siia otsa küsida, et kas seal EVR-i lehel on praegu seletavad, et seda ta on suht põlva otsas tehtud niimoodi, et see on ingliskeelne variant, kuskilt kogunenud, et see on eesti keeles vaste ja siis mõne sõnaga võib-olla. Ma lihtsalt mõtlen, et kui ta on seletusraha. Ütleme, see on näiteks virtuaalreaalsus, eks, kui ta on tehistõelisus, ta on seal erinev, kes ta on, eks, aga iseenesest mõistetav. Jah, sorry. Aga mu point on nagu selles, et olulisem on ikkagi see, et mis see mõiste tähendab, et siis kui sa ütled, mis ta siis on nagu hõlmatus, eks, pead niimoodi ta lahti defineerima, mis ta on, siis nagu pigem küsimus selles, et kas ta võiks olla lihtsamini nagu ülekantav selles originaalkeeleks, inglise keelde, eks, et sa saad kohe guugeldama minna või siis mitte. Nagu eesmärk on lihtsalt nagu sügavalt, ma ei tea, võib-olla poolarhailiselt eesti keelde tõlkida, aga sa pead ikkagi nagu definitsiooni andma, siis võib-olla see funktsioon nagu ei ole nii hea. See kui ma ütlen taristu, siis saad nagu, kui sa oled nii uus sõna, sa pole mingit aimugi, kus ta võidab. Ta on nagu ilus sõna, eks, aga kui sa ütleks infrastruktuur, siis poleks nagu silme ees, mida sa mõtled. Jah, mu point on siis selles, et see immersioon on täitsa nagu, ta on täitsa okei sõna, eks, siis sa niikuinii pead nagu seletama, et mis ta on, isegi kui sa ütled nagu hõlmatus. No, aga kui me leiame mingi variandi, mis ei tea seletamist, siis peab aega. Jah, ma olen täiesti nõus sellega. Nagu need kuuvarpillid. Jah. Nagu kohe sa kuuled, siis seda arvas seda mingi näo. Jälle, mina kaks asja, mis juba kasutasid, paneme kokku, et nüüd oleks nii, mis sa tahad. Jah, aga lihtsalt ma ütlen nagu selle peale, et kui sul on inimene, kes kirjutab nagu teksti, kus nagu esimesel korral kokku puutuma, see oleks nii või nii defineerima, mis see on siis nagu tegelikult vahet ei ole, mis see sõna kuuvarpillil lihtsalt jääb paremini meelde, kui ma ei tea, veel. See on mitte see, et sa loed seda sõna, lihtsalt tead, mis see on, vaid kui sa loed seda sõna, et seda tähendust, järgmine kord siis seostus paremini ära, saad seda tähendust võib-olla ikkagi lihtsalt.
mina näiteks ei oskaks taristit defineerida. Ma ei tea, mida infrastruktuur on tehtud. Kolmas mõte oli see, et võib-olla on sul mõistlik teha mingisugune rakendus, veebirakendus, kus on erinevad välja pakutud dokumendid, välja pakutud vaste ja siis sa saad hääletada. Saad kaardid korraks võtsida EVR-i lehel. Mis see praegu näeb? Seda state of art aga eesti keeles. Tehnika viimane sõna. Kunsti viimane tase. Ongi see, mida siin üleval see viimane. Kuna alguses EVR oli ka natuke rohkem ingliskeelne, aga nüüd me vaatasime, et ikka ei õnnestu ühtegi välismaalt saata kunagi. Me ilmselt muudame kõik eesti keeles, aga siin on praegu hästi lihtne nimekiri, all on kommentaarid, siis scrollid, kerid lõppu, siis et nagu, et siin on niisugune foorum, diskussiooni koht, kus kolm inimest on rääkinud. Jaa, aga selles selles mõttes nagu seal Google Dictionary, thumbs up, thumbs down. Põhimõtteliselt jah. Kas te ei taha nagu teha mingit väikest kampaaniat, te saate ju aga ala Facebooki mängu saavad veeru välja ja siis võitled saavad mängu alla. Põhimõtteliselt see oleks umbes crowdsource. rahvast kasutada. Rahvast kasutaksid sõna. Rahvakasutuslik, jaa, see on mõte. Aga jah, esimene punkt on mõelda välja sõna, siis kuni ise panna mingi, siis kindlasti poo anname. Kindlasti peab seletama, mis need sõnad tähendavad väga hästi. Jaa, see ongi definitsioonid. Ja võib-olla isegi ei pea, sest sa ütled nagu väga üldiselt ära ja siis inimene maali kuskilt Põlvamaalt pakubki välja, et noh, miks te ei ütle selle kohta lihtsalt nagu mina ütlen selle kohta, kui ma loen oma Harry Potterit, siis ma olen nagu sind imestatud. Ma ei tea, sellega jätan meelde väga head soovitused ja sellega teeme vahetuse, kui kaart on valmis.